Tervitused sõbrad, mina olen Taiful. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, nugupidamine ja armastus. Täna mõtlesin jälle oma lõvidega alustada seda videot. Vaadake neid, mašallah, minu lõvidele. Vabandust, et ma eile videot ei saanud üles panna, väga tugev vihmasadu oli, sõbrad. Tegelikult sadas ka täna vihma, aga ma mõtlesin, et kui vihm korraks lakkas, teen teile kohe ühe video. Te teate, et viimati tegelesime keevitustöödega. Viima tõttu jäid needki pooleli. Kurge lõvid, rahulege maha! Kuule, vaata seda Carlos õlga ja selga, näed või? Mašallah, vaata, milline õlg ja selg sellel lõvil on. Minu poiss nagu kulturist, ausalt, vaata seda. Vau. Olgu jumalale ohverdatud, karisma enda laps. Kas annan natuke hoogu juurde, Köökan? Mida ta ütleb, poiss? Mida ta ütleb, poiss? Mida ta ütleb? Minu lõvid, need siin. Need on mehed. Need on mehed. Mašallah teile, mu suured beebid, mašallah teile. Natasha, mu tütar, mida nad räägivad? Tule, Natasha, tule siia, tule mu kaunitar. Mida nad räägivad, mu tütar, mida nad räägivad? Oodake korraks. Olgu, rahu, Aleksei, rahu. Vend, mis on täna meie teema? Täna tõstan esile Odin isa. Kui Odin tuli, tuli ka haigus välja ja mees jäi väga tahaplaanile. Mõtlesin, et tegeleme natuke selle Odiniga, rääkisime ka Köökaniga, et laseme tal lastega natuke sotsialiseeruda. Püüame teda aeda lasta, see saab natuke keeruline olema. Kõigepealt proovime teda sotsialiseerida. Nüüd on vanaisa väljas, Apollo on väljas, 2 riskantset koera, proovime, kas saame nad omavahel läbi saama. Aga suure tõenäosusega panen Apollo rihma otsa, sest Apollo võib kallale minna, sõbrad, seda riski ma ei võta. Täna on meie teema Odin. Palun, ärge tehke mulle enne seda haiget. Kui toetate mind, pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar, oleksin väga tänulik. Teie likeid ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge vedage mind alt, tehke üks heategu, ärge olge laisad, toetage mind, pange like, sõbrad. Kuule, kas ma toon ka Carlos välja, toon Carlosi välja. Kas ma toon Carlosi välja, kas Carlos tuleb? Kas tuleb minu vägev poeg? Ma toon Hektori välja, vaata. See on Carlos, ma armastan Hektorit, vaata. Nüüd ma hakkan Hektorit paitama, vaata. Aleksei, ulakas Aleksei, vaata, nüüd ma paitaks Hektorit, vaata. Carlos, Hektor, tule. Hektor, tule. Tule, Hektor, tule. Sa filmid ju Carlost, eks? Näed, ta läheb hulluks, teda armastatakse. Poeg, miks te ei saa üksteist jagada? Hektor, kas ta on sinu peale kade, poeg? Minu lõvi. Tubli poiss. Kas see hull on minu lõvi peale kade? Kuule, tead küll neid kanekorsosid. Omanikule väga kiindunud, tähendab, väga ustav. Omaniku külge väga kiindunud. Ja nad on suured, aga hingelt nagu lapsed. Nad on kadedad, ei taha omanikku jagada. Kui sa tahad, et ta oleks ulakas, ei kuulaks sõna, oleks selline pöörane, siis pead võtma isase. Aga kui tahad, et ta oleks tark, kuulaks sind ja oleks rahulik, siis pead võtma emase. Muidugi, välja arvatud Asil. Meie Noora ja Seina on targad, aga Asil on natuke ulakas. On ju Asil? Kas ma lasen su lahti, mis sa arvad, Asil? Aga võib-olla hakkab Asil nüüd Odinile kohta kätte näitama. Ma vaatasin eelmist videot. Toni ei tee midagi, aga see hull Asil ründab kohe Tonit, sõbrad. Asil on ka väga julge, mašallah. Carlosega koos olles läks ta aina rohkem hoogu. Hektor, baba, laseks, Seinaga lahti. Tule siia, Seina. Kus mu ilus on? Tule, Seina. Tule. Seina proua on ka pärast poegimist päris palju alla võtnud, sõbrak. Pärast poegimist on see normaalne. Me toidame teda nüüd korralikult, eks ju, tütreke. Ma pingutan selle nimel, et mu lõvitüdruk alus juurde võtaks. Kuule, Seina, paljud on väga huvitatud Seina poegade seisust. No sõbrad, lähme niimoodi edasi, Köökan, tule. Seina poegadega juhtus meil üks õnnetus. Kokku ta niikuinii palju ei poeginud, meil oli 4 poega. Aga kahjuks ta surus kõik 4 poega ära. Jäi nende peale magama. Alguses jäi ühe peale, siis teise peale. Nüüd öösel ei saa ju koera kõrval olla, ma ise ka magan öösel. Öösel ei saa jälgida. Päeval pol midagi, aga öösel jäi ta poegade peale magama. Ja surus nad ära. Seetõttu kahjuks kaotasime pojad. Ei olnud meile määratud. Oleks vaid õnneks läinud, olime väga elevil. Nii Hektori kui ka tema pärast oli meil suur soov. Ei läinud nii, sõbrad. Meil oli nii ilusasti 2 sinist ja 2 musta vutsikat. Nüüd need kanekorsod ja rottweilerid kipuvad oma kutsikaid kogemata ära litsuma. Kuidas nad litsuvad? Nad lihtsalt magavad kutsika peal, ei pane tähele, satuvad ajameelselt peale. Rottweilerid ja kanekorsod teevad seda tihti. Seina puhul juhtus meil ka selline õnnetusvend. Reina, kuidas läheb, kaulitar?
mu lõvitüdruk, mašallah sulle, su väärikus on imetlusväärne. Kuule, Kõkan, keegi kirjutas kommentaaridesse midagi, sa ajas mind närvi, tead sa. Tule tead sa, mida ta kirjutas. Mida ta kirjutas? Ta oli kirjutanud, et kui Rocki esimest korda tuli, oli ta nii hoolitsetud, aga nüüd on ta mis seisus ja nii edasi. Siis veel, et koerad on väga ebahügieenilised ja et koerad on valgendi sees. Kas te annate neid valgendiga või? Ei noh, koerad joovad valgendivett, no me panime selle siin alumasse ju. Täpselt. Ta oli nii rumala kommentaari jätnud. Vaata nüüd, mõned inimesed, jumal on nad loolud, mõnel töötab pea, mõnel ei tööta. Pole nii, et kõigil peab pea töötama, jumal ongi nii loonud. Mida sa selle jaoks teed? Ma ei tea, sa pingutad, et oma mõistust arendada. Näed vaeva, teed midagi. Nüüd tuli Rocki kodust, eks ole, Kõkal. Kas kodus hoitav koer ja see koer, kes siin aias, mudas, mullas ja vees mängib, on samad? Ei ole, vend. See on ju loogiline, tas pole. Ei ole. Näiteks nüüd Isabel on kodus, vaata, nüüd Isabelit. Täiesti valge, puhas, nagu vatt. Miks tal on selline varb? Aga kui ta praegu siin oleks? Ei ole miks, sest ta on kodus, eks ole. No nüüd, kui siin on, kas läheb porri ja siis vaata filmi Natašat, kõik kohad on porised. Miks? Sest see on aed. Oletame, et ma ei kanna seda viimamantlit. Mis siis minu riietega siin juhtub? Läheb poriseks. Läheb poriseks. Miks? Nüüd ma seletan talle arusaadavas keeles, silbitades, said aru. Nüüd ta aju lihtsalt ei võta seda. Ta puutub poriga kokku, nüüd see koer on konteineris, viiakse välja, et ta saaks pissil käia, kindlasti läheb jälle sinna porri, sai juba mustaks, üks kord, teist korda pole enam sama. Täpselt nii. Miks me peaksime andma vett nendest anumadest, mis on valgendi sees? Miks me üldse paneme anumad valgendi sisse? Haigus tuli, viirus. Selle haiguse ainus lahendus on mikroobi hävitamiseks kasutada valgendi, mitte midagi muud. Ja seal ei seisa see ka paar päeva, vaid seda uuendatakse iga päev uuesti ja uuesti. Isegi kui sa seda teeksid, seisab su juba valgendi sees, aga me ei võta seda valgendi seest välja ja ei anna seda koera ette. Siis peseme selle uuesti pesuvahendiga. Kui valgendi lõhn on kadunud, siis alles anname. Nii see käib. No vähemalt puhastatakse kauss ära, võtame välja, mikroobid saavad hävitatud. Peseme pesuvahendiga ja siis anname. Mõistus on ikka peas. Me pole ju lollid. Ja siis, kus on valgendi? See on joogiveepaagi kõrval. Kas koer on loll, et hakkaks tugeva valgendi lõõnaga vett jooma? Kas ta joob paagist või joob hoopis põrandal olevat vett? Koer ei lähe ju poodi vett otsima, ega puhastatud vett otsima. Ta joob porist vett, ta on koer. Koera loomus ongi selline. Miks ta peaks jooma midagi, mis haiseb tugevat valgendi järele? Neljandaks, hügieen. Kas see on siin haigla või? Me peseme niikuinii iga päev kõik kohad valgendi ja puhastusvahendiga üle. Puhastame puurid, magamiskohad, kõik kohad. Mida me veel peaksime hügieeni jaoks tegema? Tead, see on umbes nii. Abi, mina? Oota, vaata üks hetk nüüd. See on umbes nii, et kodus peab ühte kassi, tuleb siia nõu andma, räägib targalt. Aga siin on 80 looma. Kitsed, kanad, osu-pusu. Praegu on siin 0 kraadi. Vabandust, meil külmub tagumik ära, sellise külmaga lammutame ikka puure. Laste eest hoolitsemine, minu sõrm, kõrvad, ina külmuvad praegu. Aga ikka laste pärast. Sina istud seal kodus soojas, paned gaasi tööle, mõnus soe. Kui ta midagi mõistlikku ütleks, oleks okei. Hügieen, mis asi see hügieen on, poiss? Kas see on haigla või? Mis siin veel olla saab? Mida sa arvad, mis koht see on? Kas see on riigi toetatud koht või? Mitu inimest siin töötab? Kuramus inimesed hoolitsevad koerte eest millistes tingimustes. Meie oma ei ole meie kohaga rahul. Ares jookse, poiss. Mis veel peaks olema? Meie ajame koerte tervise pärast. Tule. Ära saa valesti aru, ma olen kriitikale avatud. Aga tema ütleb seda mind alavääristades. Mis mõttes natuke haritu? Natuke haritu, vend. Ta ütleb mulle vabandust. Sa ei tea midagi. Kas pole nii? Täpselt. Ma ütlen seda viisakalt. Viisakalt. Siis ma võiksin sulle ropendada ja öelda, ära saa minust valesti aru, kas nii saab olla. Ei saa ju. Kuule, austa seda tööd, mida me teeme. Et pole hügieeniline või? Kuule, kas sa pesed oma kodu iga päev valgendi ja veega? Need loomad magavad iga päev kohas, mida pestakse valgendi ja veega. Kaussides hävitatakse mikroobid valgendi abil. Kas sina teed seda oma kodus? Isegi sellisel talvepäeval ei puhastada isegi oma maja. Ta ei puhasta midagi, istub kodus. Kas ta tuleks siia pori sisse vaeva nägema? See on lihtsalt rumal, lihtsalt kade. Kade. Tegelikult tead, mida sa temaga tegema peaksid? Ta tuleb siia, jääb selle külmava 10 päevaks selle mustuse pori ja külma sisse, selle lärmi sisse. Siis ma näen, mis ta väärt on. Ei, vend, ta ei külmeta. Ma lihtsalt tahan näha, kui ta vaid tuleks. Kui keegi annab mulle pärast seda koristamise kohta nõu,
siis vend, võta minuga Instagramis ühendust, nii need asjad ei käi. Tule kohale, tee see koristus siin ära, siis ütlen sulle, et tubli mees. Lapsed saavad siis ka rahulikult olla. Kas pole nii? täpselt. No siis tule tee ära, mul on ka mõistus olemas, meil kõigil on mõistus olemas. Tule tee siis ära, tee korralikult. Ütle siis, et näe, nii tehaksegi seda tööd. Aga jää ka 10-15 päevaks. Jää 10-15 päevaks, et näeksime, kuidas sa siis 15 päeva jooksul hakkama saad. Vennas, ma tulen siia igal aastal 10-15 päevaks, seda tead ju isegi. Sa oled siin olnud 3 aastat, ma olen igal aastal tulnud ilma vahele jätmata. Ma olen siin olnud nii talvel, kevadel kui ka suvel. Selle koha ilm vennas on väga petlik. Ei, ma ei räägi siin ilmast, ilm on hoopis teine asi. Ta räägib sellest vastutusest. Eile sadas siin lausvihma. Oodin. Eile sadas lausvihma ja kuidas veel? Eriti eile õhtul. Täpselt. Me anname süüa selle lausvihma all. Õhtul läks veel pimedaks ka, kell oli 6:30 selle lausvihma ajal. Oodin. Aga vihma sajab, koer oli tulnud, teinud oma hädad, nad olid puurid täis sittunud, mootori käivitasid, puuris. Kas siin oli veel eile üldse? Mootor. Eilse päevani polnud ka mootorit. Kuule, ma ütlen sulle midagi, inimesed arvavad, et see on lihtne, saad aru. Nad arvavad, et see on lihtne, aga ma olen seda elu 10 aastat elanud. Kas see on lihtne või? Odin, baba! Odin, tule siia! Sõbrad, ärge saage valesti aru, ma olen kriitikal avatud, aga kui sa näed tema stiili, siis sa ei tohi tema õigust ära võtta, saad aru. Me viime Odini nüüd välja, Odin hakkas juba Natašat ründama. Odin! Kus on Odini kaelarim, vend? Odini kaelarism on seal küljes, vend, aga ta ründab ikka emaseid koeri. Kui me Odini välja viime, tõenäoliselt saab see väga ohtlik olema. Ei, Odini isa, kas oled valmis, poeg? Ainult köökan. Kus on Apollo? Me peame Apollo kinni panema, oota. Kui me Apollo kinni ei pane, läheb pakluseks. Apollo. Kes see on? Apollo on seal. Ei, see on kaplan. Kus kurat Apollo on? Tulge sõbrad. Leiame Apollo üles ja paneme ta kinni. Odin on hakanud isegi emastele koertele kallale minema. Loodetavasti tuleb seekord üks kakluseta ja rahulik video. Vennas, me püüame nii palju kui võimalik harjutada. Odin tuli, aga haiguse tõttu jäi ta kogu aeg tahaplaanile. Laseme mehel veidi sotsialiseeruda. Harjutame teda ka, et ta saaks rahulikult ringi liikuda ja rautida. Aga kõigepealt peame Apollot leidma. Apollo on kõndiv oht. Sky, ole rahulik. Poeg, Apollo tule. Apollo! Oota nüüd. Vennas, need keevitustööd jäid ka veel teha. Need ajasid meid ikka närvi. Või tule, näitame pärava juures kohta, köökan. Meie uks sai ka väga ilus, sõbrad. Veel pole valmis. Keevitustööd on meil teha. Vihma tõttu jäi pooleli. Praegu näitame teile niimoodi umbkaudu. Väga ilus sai. Kas me täna saame selle valmis, köökan? Loodetavasti. Loodetavasti, vend, kui vihma ei saja. Vaata seda vett. Vaata, vend, need kohad on nagu jõgi. Päris jõeks muutuvad. Vaata, kuidas vesi voolab. Üleval pool tee peal olev lombi vesi tuleb kõik siia, sõbrad. Köökan, võta uksest natuke pilti, vaatame üle. Näete, sõbrad, meie liuguks on praegu selline. Veel pole valmis, siia tuleb veel profiilid ja muud detailid juurde. Peened detailid tehakse veel, vastaspoolele tuleb ka post ja muu vajalik. Aga selline ilus liuguks meil nüüd on. Köökan, vend, aitäh sulle töö eest. Mis veel tuleb sellele teha, Köökan? Vennas, et see rohkem edasi ei liiguks, keevitame alla ühe rauast ala. Selge. Ja siia keevitame ka ühe jala külge. Samamoodi paned siia veel ühe profiili. Sinna keevitame jala külge, sest see aitab ka selle posti kõikumist vähendada. Et see ei kõiguks. Seejärel ka selle nurga. Ta kinnitab sinna väikese traaditüki. Seal nurgas olime ühe posti valesti paigaldanud. Võtame selle posti lahti ja toome siia. Paneme alla ühe tüki ja töö saab valmis. Pärast seda ongi meie 2-meetrine värav väga ilus. Nüüd, kui homme või mõnel päeval toome siia maja asju ja kolime, läheb töö palju lihtsamaks. Võid avada ja sulgeda nii, nagu tahad. Liugvärav on mugav, lai, puhas, ilus. Mulle meeldib. Palju parem kui tavaline 1 või 1,5 meetrine värav. See on mõistlik ja loogiline. Sellega saab inimene palju rohkem asju tehtud. Ja minu arvates näeb see ka visuaalselt kena välja. Praegu näeb see tõesti hea välja. Kui teed väikese värava, mis vahet siis sellele koertepuuri väraval on? Minu arvates pole siin mingit vahet. Täpselt nii. See pole siis nüüd õige. See näeb välja nagu koerakuut, aga see andis siia erilise õhkkonna, ma ei tea. Näeb kuidagi moodsam välja, saad aru, mulle meeldis, vend. Vaata, ilus see sai. Ava ja pane kinni, tee oma asjad ära. Astu sisse nii, nagu tahad, saad aru. Mida iganes tahad, kas tood sisse diivanikomplekti või midagi muud.
kas tood külmkapi sisse, mis iganes tahad, kasuta rahulikult. mu vennale jõudu ja tervist, veel pole valmis. kui jumal annab, siis kui täna vihm järgi jääb, saame lõpule viia. aga tundub, et vihm ikka veel kestab, sõbrad. see segas meie tööd natuke. sellepärast läheme nüüd sünnitustuppa, seal on suretud, hakkame seal remonti tegema. kuule, kuhu see Apollo kadus, poiss? tundub, et Apollo peitis end ära, sõbrad, see vänkas. no olgu, lähme võtame Odini siis. oota. oodake, sõbrad, justkui väljatoomise ajal tekkis väike vaidlus, aga tänu jumalale ei juhtunud midagi. ma lahutasin nad kohe ära. Odin baba, kas ma võin sulle midagi öelda, vend? kui ta esimest korda tuli, siis ta tegi ka juba kära, nagu sa tead. aga nüüd on see umbes 10 korda hullem. ta on selle piirkonna nüüd täiesti omaks võtnud. vend, kellele iganes ta silma peale paneb, kõik teevad kära ka sünnitustoas. tänu jumalale midagi ei juhtunud. vanaisa, ära mine nii lähedale, tule nüüd, poiss, ei. kõik, vend, Odin, Köökan, nad ei lase meil Diablot igatseda, ma ütlen sulle ausalt, eks. ausõna, vend. ei, üldse ei lase igatseda. vend tegelane on värvakarm, ole ettevaatlik. täpselt selline, nagu mulle meeldib. oota, vanaisa, ma mõtlen, kas vanaisal ja neil on üldse võimalus kokkuleppele jõuda. aga õnneks pole vanaisa praegu midagi öelnud. täna viime Odini jälle aeda jalutama, vend. proovime kõiki harjutada ka. eriti Aresiga oli neil probleeme. Ares, see hull, läheb kohe rünnakule, vend. Ares, see hull, läheb kohe rünnakule. Võstõg, vaata, kes on tulnud Võstõg? kas Odin on tulnud? Ben, bokserite geneetika on vist lihtsalt selline... jah, meie bokser. Bokseris pole üldse R-tähte. ei, nad ei pelga üldse, Sheila oli samasugune. Nad ei vaata üldse suurust ega kasvu. Teie ei näinud, aga sõbrad, siis ma ütlesin Kökanile, jookse kohe. ja kui ta uksest välja läks, siis kõik korraga urisesid. ma ei osanud ka arvata, et nii läheb, aga kuule, Odin ründab kohe otse. said aru, aga vaata, Tedele ta praegu midagi ei teinud, tänu jumalale. ja hull Seina läheb ka Odini kallale. tema tegi ka sama asja. Seina läks ka kallale, aga Tede on praegu natuke rahulik. ma ei tea, kuhu Ares läks, vend. ma ajasin nad kõik just äsja minema. nüüd lähme viime Odini rahulikult jalutama, vaatame, kuidas ta laste juures käitub. vaatame, kas tema reaktsioonid on võrreldes esimese päevaga muutunud või on need samad. kõigepealt viin ta emaste juurde, et ta oleks rahulik. Reina, kas sulle meeldis Odin, Reina? tule siia, Odin Paša. viime Terrabella juurde. vennas, me peame selle mehe sotsialiseerima. aga seda nii, et ära jumala eest tema vette pissi, poeg. kas ta pissis vette? ei pissinud, ma filmisin sel ajal. tule. seda niisama lahti lasta ei saa, sõbrad. sellist asja. see on üsna riskantne. ei, see pole võimalik. ta ei peatu üldse, läheb kohe peale. no käidud täpselt nagu meie Diablo, mašallah. järgmine prioriteet ongi nüüd Alex. Te teate, et me tahtsime teda Alexiga sotsialiseerida. oo, vaata Marasit. Maras, on kohe rünnakul? Maras! tule, poiss. tule, poiss, tule, oota. üks hetk. kuna ma sain Odini alles hiljuti, nii et ma ei tea veel tema iseloomu, vend. oota, viime ta nüüd Sõtüri juurde. tema iseloomu ka. Sõtur tundub, et kohe ründab teda. kas sa nägid Sõturit? Sõtur on ikka hull, läheb kohe rünnakule, täielik hull, väga salakaval tüüp. Isabel on samasugune. tahaks öelda, et nad on selle iseloomu oma isadelt saanud. aga nende isad läksid kohe otse peale. Nad ei olnud nii salakavalad. Nad läksid kohe rünnakule, tule siia. Eltor vaba. tegelikult, kui me nii teeksime, tead küll. selle Aleksiga. kui paneksid Odini tema kõrvale, ei, Teede, ei, oota. ei, oodake, aitab, ei. rahulikult, Odin. rahunema, poiss, tule siia. ma ei pane Odinit praegu üldse sellisesse olukorda. seekord ta ründab. väljas olijad lähevad talle kallale, vend. vaata, kas sa nägid, Odin keskendus nüüd seinepile, vaata. nägid, aga ära pissi ju ette. oota, poeg. seina null või? mis? kord Hektorile, kord Odinile.
nüüd on ka Odin temasse kiindunud. vaata, ta pilk on temal. mis? Salmak on tõesti suur probleem, tead. väljas ei tohiks koera olla. kas tema nägu on täiesti ila täis? Täpselt. väljas ei tohiks koera olla, väljas. tule, lähme siit tagasi, lähme. mine ette. oota, las ma vaatan. ta mõtleb ikka veel sellele, vaata. näed, ta jäi tema peale täitsa kinni. ta ei salli üldse seinad, kohe läheb kallale. oota. ta läks kohe Hektori kallale, sõbrad. Aares pidi kuskil siin olema, see lurjus Aares ilmus välja. kohe lõid nad tõdega kampa. kohe rünnak. oota, vaata, Carlos. hull Carlos, olge nüüd rahulikud. Jugan, sina mine natuke kiiremini. Lähme siit kiiresti läbi. peatu, Odin, ole rahulik. ole rahulik, poeg. tal on mõtted kohe selle asja juures, vend, seinas. oota, Odin. võta veidi hinge, poeg, oota. Mašallah, mu boss. see on tõeline lõvi. vaata. Mašallah, mu lõvi. Passa. kui ta esimest korda tuli, siis see ei tõmmanud, aga nüüd hakkas ka tõmbama. Seina, jookse, tütreke, sina. Seina, jookse. vend, me peame Aresest eemal hoidma. vaatame, kas ta nüüd midagi ütleb, oota. Seina, tule. Seina, tule, tüdruk. tule. Odin tavaliselt evase peale ei hüppa. ta teeb seda, sest Seina tegi nii. tule siia. ma ei lase tal isegi Sky lähedale minna. oota, vaatame, kas ta ütleb nüüd midagi. näed, ta ei öelnudki midagi, eks. Seina on ka tõesti tubli, aga tal on karm iseloom, vend. iseloom on karm, täiesti kartmatu. Sky! me ei tule sinu juurde, poiss. miks Tyson papa pole välja ilmunud? tule, Tyson, tule. tule, Odin, või teeme nii, et laseme ta välja. ahah, vaata, Ares on tulnud, hulluke. Ares on väga salakaval, vend, väga. ta lööb tõdega kampa. oota, las ma vaatan. ei. oodake. nüüd, vend. Gökhan, tule viin Odini natuke kõrvale. Odin ei jookse ju minema, ega jäta meid maha. laseks ta korra õue lahti ka. teda polegi võimalik aias lahti lasta. Odin, jookse, mu poeg. jookse, mu poeg. las ta kulutab natuke energiat. tõeline lõvi, mašallah talle. Mašallah minu lõvile. oh, sind küll, jumal õnnistagu sind. Ennast, need on Rottweilerid. vaata, suurepärane tõug. Rottweilerite enamusel või no nende üldine iseloom, kõige silmapaistvam omadus on valvekoeraks olemine, territooriumi kaitse, omaniku kaitse. Nad on väga enesekindlad. Neil on ainult üks raske külg. kuna nad on autoritaarsed koerad, on nad väga domineerivad. Nende koolitamine on veidi raskem kui teistel tõugudel. aga minu eelistus Rottweilerite puhul on emane. kui tegemist on emasega, saate ta hästi koolitada. Isased, iga koer on muidugi erinev. Isased on natuke tõsisemad. Nad on ulakamad. Odin, kui ilus sa oled seal rohu sees. Mašallah, mu lõvile. Odin on ka linna poiss, tuli siia Istanbulist. kas ta on oma elus üldse rohtu näinud? Odin on linna poiss, mašallah, minu Odinile. Vennas, see on ikka väga ilus koer. Mašallah, see minu Odin. ma armastan teda väga, sõbrad. kas sa näed tema saba? ta ütleb, et selle koha juht olen mina, vaata. oi, auto tuleb, hoiame Odinit kinni. ta ütleb, et selle koha juht olen mina, vennas. väga domineeriv. said aru, väga domineeriv. ta on väga julge. Mašallah, sellepärast on ta just selline koer, nagu mulle meeldib. jookse, Odin. jookse, minu lõvi. Lavas, oi, Jovan, jookse. ärgu ta nüüd läbi traadi kaklema ei hakkaks. tule, Odin. Odin, tule. näed, nüüd on ta mõtted Aresel. ta on Aresesse kõvasti kiindunud, vend. praegu vihkab Odin Arest. tule, vanaisa. no oled rahu. ära õhuta, vanaisa. tule siia, Paša. tule, ära mine kaugele, tule. Odin. Lähme nüüd teist teed.
ta järgneb meile, kuhu iganes me läheme. Kuule, tule siia. Tule siia kohe. Mašallah, minu lõvipoiss. See on ikka suur beebi. Las ma kallistan teda natuke. Oi, dede tuli, näe. Johan, dede Pugeres. Kuule, dede, mida sa väljas ringi uitad? See dede on täielik šaakal. Vaata, kas tema käitumine ja liigutused ei meenuta ka šaakalit. Oi, Odin ründab kohe, oota. Dede suri jälle kadedusest, tormas kohe kohale, kui Odiniga tegelesin. Nüüd, vend, viime Odini uuesti aeda. Ta ei tee rippetreeningut ka ju, kui ta sedagi teeks. Siis oleks see täiuslik olnud. Tema iseloom, enesekindlus ja hoiak on piisavad. Nüüd, tule läheme kiiresti edasi. Peatsu! Dede, astu ukse eest ära! Kuidas me ta nüüd sisse saame? Köökan, sina paned ukse kinni. Ei, minge välja, tule Odin. Oi, ei, Ares! Oda! Ei, poiss! Oda! Ei! Ares läheb kohe sellele kallale, vend. Kohe otsa, jah? Tegelikult ajab Ares asja kuumaks, mitte dede. Ares teeb seda. Ta lööb pead ja jookseb siis minema. Sõbrad, ma pidin jälle video katkestama. Odin ründas seekord otse seinat. Nii kui me Odinit kiitsime, hakkas ta nüüd jälle üle piiri minema. Näe, nüüd on Natasha meie kõrval. Ma ei olnud sel hetkel salvestamas. Ta üritas järsku Natashas kinni haarata. Kuule, Odin läheb praegu kallale. Vahet tegemata, kas tegu on emase või isasega. Vahet tegemata, kas emane või isane. Aleksiga, tead küll. Teda polegi võimalik Aleksiga ära lepitada. Võimatu. Aleks on täpselt samasugune. See on ka samamoodi, vend läheb emase peale. Ei, kõik on korras. Kas sa räägid teda? Vaata, ta oli just Natasha peaaegu hammustamas. Natasha oli ikka jonnakad mu kõrval. Oota, kõik on korras. Oota. Oota, poiss. Tule, Odin, tule. Mine välja, tüdruk, mine vaata. Mine välja, ta hammustab teid, mine. Oota. Vend teda on tõesti väga raske ohjeldada. Kui me teda natuke sotsialiseerime, peame tõesti palju vaeva nägema. Aga ma ei tea, kuidas see õnnestub. Aleksist ei saanud ka asja. Vaata dedet, vaata dedet, vaata dedet. Dede, kus sa nüüd välja ilmud? Uskumatu, poiss. Poiss, see läheb sul kuhugi sisse, kökal. Kiiresti. Mine vaata seda kiiresti. Kiiresti sinna. Kuule, kuhu sa hüppasid? Võta. Ta läks ja hüppas võrstukuta juurde. Kuule, dede, kas sa oled hullu või mis sul viga on, poiss? Hüppa välja, laps. Ta läks ja hüppas võrstukude juurde. Kuule, dede, kas võrstuk polegi teda veel läinud? Võrstuk. Vaata, dede läks sinna sisse. Võrstuk. Kuule, dede läks nende juurde ja hüppas sisse. Kas ta on hull või mis? Ausõna. Dedega on meil probleemid. Tule sealt välja, küll sa saad hakkama. Saad sealt välja. Oota, las ma panen Odini kinni, vend. Paneme Odini kinni seal aias. Oota, Natasha, ära tule, tütreke. Lõõgastu natuke. Jalutame rahulikult ja turvaliselt. Muidu ei saa me jalutada, vend. Tule, Odin. Vend, mis temaga juhtus, ma tõesti ei saa aru, sõbrad. See oli väga karm, väga. Ta on selle koha täielikult omaks võtnud, tüüpiline Rottweiler. Aga ikkagi, kas Carlos ja Hector pole sellest targemad? Täpselt, vend. See geen ei mõju emastele nii, vend. Odin läks ka veidi üle piiri, eks ole, Odin. Ulakas Odin, 2 korda kiitsime sind, poiss. Kohe läksid ülbeks. Diablo ei tülitanud ka emaseid. Ei, ma räägin sellest Odinist. Diablo sai kõigiga hästi läbi, aga see siin. Ei, see vend hoidis seal Natashat, ei näinud seda. Natashale, Zeinale. Kõigile, jah. Ta tegi seda kõigile. Dede Ares. Temaga tegeleme nüüd koos Kökaniga päris palju, saad aru, eks? Natuke tegeleme temaga, hoolitseme tema eest. Loodetavasti saame sellest päevast üle, muidu on jama, vend. Dede, sina jää nüüd sinna. Kas on korras? Dede, tule! Dede, tule, ma kallistasin, tule! Tule siit välja, vaata, siit saad sa mugavalt välja, tule. Tule, Dede! Tule, sa saad hakkama. Hakka nüüd. Hakka nüüd, Dede. Tule, kuule. Tule. Ta peab hoogu minema, vend. Kuidas see armukadedus on? Natasha sülle. Oota, ma kallistan kedagi, olgu. Natasha, tule. Natasha. Kutsunud tutarun. Kus mu kaunis on? Tubli, Natasha. Tubli, Asiji. Tubli minu tüdrukutele. Vaata, tal on sellest kahju. Tal on sellest tõesti kahju.
tal on sellest tõesti kahju. Võstikul on sellest kahju. Kade võstik. oota, las ma vaatan. ta võtab selle sealt välja, et ta endale midagi ei teeks. vaata, näe. oota, poeg, tule sealt ära, ma toetan sind. oota, saad välja küll, tule. vanaisa, tee känguru nagu känguru. mine lähemale. ta teeb seda sellepärast, et ma lähenesin, eks. oota, las ma vaatan. tee nii, nagu sa läheksid ära. ma lähen. poeg, seal on natuke terav praegu. tee natuke nii, nagu sa läheksid ära. vanaisa, head aega. vanaisa, kui sa sellest uksest üle astud, see uks on madal. uks on madal, vaata. hüppa sealt üle. oota, kas ta saab nüüd aru sellest? tule, just nii, tule. oota, ta hüppab kohe uksest välja, vaata. näe, ta nägi just. ta ei näinud. Dede, hüppa väravast üle, poeg, värav on madal. jah, hüppa sealt. tule, olgu jumal sulle armuline. no näita nüüd. no davai. tule, Dede. noh, vaatame siis. jumal õnnistagu sind, mašallah, oi, ta avas ka ukse. kuule, Dede, Võstik paniga plehku, jookse, pojad hakkavad välja tulema. oldu. peatu. vanaisa, peatu, sa ulakas. kuidas sa sinna läksid, kuidas sa sinna hüppasid, ah? hulluke. Võstik, tule siia. kus see Võstik on? kus see minu kallis on? kuulge, sõbrad, te näete Dedet, eks? hull hüppas siit-sinna. vennas, ta on väga hüperaktiivne. me ei suuda Dedet kuskil paigal hoida, ta lihtsalt põgeneb. igatahes täna mõtlesime, et laseme selle Odin-baabal ka veidi sotsialiseeruda. see läks raskelt. ma ei proovi enam kunagi, kui Aares, Dede või keegi teine on väljas, ka Seina samamoodi. ja nende pärast läks ta veel rohkem elevile, muutus väga pingeliseks. Odin sai suure enesekindluse hoo sisse. ta üritas kohe ka aias oma liidrirolli kehtestada. loodame, eks näis. me harjutame ta ära ja sõbrad, nad ei hakka kaklema ega lärmi tegema. olge tublid, ma armastan teid väga. ärge unustage videole like panna ja kanalit tellida. hoolitsege enda eest hästi, olge terved. olge terved, mu sõbrad.